Hoppadi, pärismaalased. Täna teeme pilliroo matti. Näed, 2 vaia maasse löödud, 2 nööri pandud kahekordselt teises otsas pulgad erineva pikkusega, et saaks tõsta lõimesi üles-alla. Kahekesi tehes palju kiiremini saab, üksinda tehes võtab umbes 3 korda kauem aega. Üks tõstab ühte lõime, kimp vahele, lõim alla, teine lõim üles, kimp vahele. Väga lihtne teha, roog on kogutud talvel, kui ta on kuiv ja nüüd oli paras aeg siis teha ja oligi vaja. Ja miks ta hea on, sellepärast, et meie kehamass on maamassist õige pisut väiksem ja suurem mass hakkab siis jällegi väiksemalt massilt temperatuuri maha võtma. Maapind on alati ikkagi meie keha temperatuurist madalam. Ja kui me seal peal tükk aega oleme, siis hakkavad need temperatuurid tasapisi ühtlustuma, ehk me külmume ära. Isegi Eesti suves maa peal või mingi suvalise lebomati peal magades. No ei saa ikka öö läbi magada, et see hakkab jälle külm. Nii et kui kalleid R8 väärtusega matte ei raatsi osta, siis pilliroo matiga saab mõned R-id vast kätte. Ja siin on siis otsiste äralöömine veel. Panin vaheldumisi otsad. Ehk ladvast ikkagi läheb see soov lühike pilliroog juba peenemaks ja kui need jäävad ühte otsa, siis jääb matt veidi kõver. Ühest otsast on rooging peene. Sellepärast teen 2 kaupa, kord ühele poole ladvat, siis teiselt poole. Ja nendest 3 suurest kimbust sai 3 veidi väiksemat matti. No võt, hoppadi. See asi siin on pilliroo matt siis. Noh, selline 10 minuti punumistöö ja võib-olla teise 10 minuti kogumistöö talvel. Noh, ütleme pool tundi. Paneme julgelt tund tööd, aga maamass, jälle samad jutud, maamass, mille peal me tahame magada, on meie kehamassist nii palju suurem, et me mitte kuidagi moodi maad üles ei soenda. Seega me peame mingi puhvri tegema enda ja maa vahele, kui me tahame magada. Päriselt magada, mitte suurte lihastega öö läbi endale sooja toota. Nii et isegi suvel see tunnike tööd, et pilliroo matt teha, tasub igati ära. Lisaks siin on muidugi ka metsavarje tehtud lükkekohaga. Noh, see on selline julgelt poole päeva töö, aga miks mitte, kui sellele järgneb hästi magatud ööuni ja järgmine päev kvaliteetne tööpäev metsas, et siis tasub nagu ära. Või vahetad selle vastu, et sa ei maga üldse, vähkred, külmetad, sajab sulle pähe, mida iganes sealt tuleb ja siis sa hommikul põgened lihtsalt metsast ära, sest sa ei ole enam võimeline mitte midagi tegema. Nii et valikute küsimus. Muidugi võib ka minna matkatarrete poodi ja sealt hankida endale moodsad matid kõhu ja selja alla. Aga ise tehtud, hästi tehtud ja teadmine, kuidas ja millega loodusest teha endale vajalikke vahendeid. R-väärtus paneme 10. Ma arvan, pilliroo matil on ta kindlasti parem kui mingi suvalisel lebomatil. Ta on ikkagi õhupuhver on palju suurem. Aga noh, kõige moodsamatest matidest vast äkki jääb maha. Alati saab paksema teha ja tegelikult on pilliroo matile hea panna veel mingisugune lisa, kas mati näol või siis kasetohu, kuusekoore, mis iganes hüdroisolatsioon ka. Et kui on niiskem aeg, et siis läbi pilliroo ikkagi tuleb õhku ja ka niiskust keha alla, et sinna siis midagi tihedamat materjali veel. Hoppadi, matid, värgid.